Oh issand. Ma ei kujuta ette. See on küll huvitav küsimus. Alles see euro tuli ja te tahate juba uut raha saada. Vene krooni küll ei tule. Vene rublat ei tule. Rubles. Why? I don't know. Russia is so big and it's taken all over the world, I think. The dollar is going down and the Russia is the next big empire and it's scary. I think it's coming everywhere. If they're gonna get Schengen, they're gonna be everywhere. And this is scary. And this is coming from the Russians. Не будет рубля, не думайте. Ничего не будет. Через 20 лет, может, кроны будут опять. Может быть. А может и нет. No siis nagu juba on neid euro, siis jääb ja euro. Ma ei üldse nagu tagasi ikka ei tule. Ma ei tea. Kroon tagasi. Šveitsi frank. Mida sa ajad ausana? Eesti kroon. Jaa, Eesti kroon on kõige ilusam raha. No oleks ju vaja sinna, ma ütlen, kas Juan või Tuurid tuleb. No laulud kunagi, et Eesti müür käib vastu Hiina müüri, eks müür tuleb ligemale siia. Kedagi. Ei, ma ise ei tea. Mul üks tuttav rääkis, et üks artikkel oli Ekspressis, et Hiina raha, mis see rahaühik iganes on. Kui ta ei oleks mitte ainult euro, vaid oleks ka kogu maailma raha. I don't think there'll be a global currency. I think the euro will still be around in 50 years and even in 100 years, right? But I don't think there'll be a global currency because for that you need to have more you need to have more of a global government and I don't think that's going to happen in 50 years, right? Certainly, I don't see it happening. Kõige parem oleks, kui raha üldse ei oleks. Julgen väita. Мне кажется, крона вернется. No võiks ikka euro tagasi tulla siis. Või tähendab mitte tagasi tulla euro, vaid ikka Eesti kroon. Ma ei tea. Ma ei oskagi öelda. Ma ei kujuta kaua see euro üldse püsib, ma arvan, et mitte liiga kaua. Ma arvan, et maailma lõpp. No ma ei tea. Ma arvan, et tulevikus võib-olla üldse raha kaob ära. Tuleb naturaalmajandus. Hakkame liha ja kartulika maksma. А так бумажку, без разницы. Мне деньги как деньги. Деньги есть деньги. Ma arvan, et seda raha me küll ei näe enam. See raha on kuskilt äkki, ma ei tea, Aasia raha. Me oleme kõik koos nendega, aga mingit paberraha ma küll ei kujuta ette, et siis väga olemas on. No ehk Barack Obama $1 meile. Pounds. In English pounds. Ma arvan, et võiksid kroonid tagasi tulla. Aga teise imitsiga lihtsalt, noh. See mõnes mõttes lähebki nii, et see on, kui see Facebooki elu nagu paremaks läheb, et siis see kommertspangandus ikkagi nagu failib täiega ja siis ongi nagu iga mees oma nagu raha teha. Lepitaks kokku, palju keegi kellegile võlgu on ja... Väärismetallid heal juhul. Nagu ütles... Ja minge vaadake Davidis, see on ju praegu näha, kõige popim uus raha ongi kuld. Ja. Nagu ütles meie sõber Aivar Rumbolt, üks Eesti kuulus keraamik, et õnn ei ole ainult rahas, et kulda õbe asju peab kõik olema. Eesti kroonid aastal 2040 näiteks. Ei kujuta isegi ette, siin on kindlasti uusi kultuuritegelasi, kirjamehi, kes näevad piisavalt head välja selleks, et krooni peale jäädvustatud saada. No nagu mingi on praeguste rahatähtedega mingi on näod taga. Kui ütleme miinuspoole pealt, siis võiks võib-olla olla Savisaar. Может, Антипа поставят с Сависаром рядом. И будет дружба на земле. Ma ei tea, mõned teadlased siit ajaloolised või Kaspär või keegi Einstein või? No mina olen ikkagi selles mõttes maailma inimene, et mina tahaksin, et seal oleks huvitavaid objekte maailmas, nagu näiteks Stonehenge või Chichen Itza või... Sitten se on vaikea ehkä ottaa niin monta maata, ketkä siihen yhdistyisi, että se voi olla, että tulee 3. maailmansota, jos ruvetaan ottamaan tietyn maan teemoja, että ehkä otetaan avaruudesta. Se on kaikille yhteinen. Pilukate silmadega hästi palju väikseid tööinimesi, kes on vallutanud kõik meid ära. Voida Neigaus, jah. Voida Neigaus. Xenia Fokin, jah. Rohkem ei tea. Jakobson on ka minu lemmita, väga ilus mees, aga kui on ainult üks, siis on Liidia Koidula. Kui on 2, Jakobson ka. Ja Tammsaar võiks ka ju olla.
aga mitte siis enam neid, kes on olnud juba, Tobias või Tammsaare või kes olid siis tugevalt enne meie aega või niimoodi praegust aega. Oleks hea, kui tuleks ikka uued inimesed. Näiteks Solarise keskus ja sellist asjad. Sest kõik näiteks, mis puudutab Tallinn 2011 ja Viru keskus näiteks. Ja siis võiks ka tuntud inimesed tulla, näiteks siis sportlased Gerd Kanter ja ma ei oska öelda enam. Näiteks kaelkirjak äkki. Ja ma ei tea, kaelkirjak, triibuline. Siis mingisugused muusikud võiks olla või maailma tähtsusega. Isegi meie Pärt või? Näiteks Arvo Pärt. Arvo Pärt näiteks. Erik Laas sobiks. Muusikutest pakuks minna Neeme Järvit. Erkes Ventuur võiks ka olla. No president või kes see võiks olla? Teeme ainult suured rahad ja see on paar presidenti ja ongi tore. Ka on, kui nüüd isiksusest persoonidest tulevikus, eks ju, siis ma arvan, et Lennart. Ma arvan, et ei ole täpselt milline Lennart, eks ju. Kui nii võtta, siis ma ei tea, mingi Hendrik Toomas Ilves äkki. No, Ilves naверное наш. Появится там. Ma arvan, et praegune president. No, võib-olla need osad vanad. Võib-olla mingid kirjanikud uuemad. Jah. Ma ei tea, kunstnikud. Kaasaegsemad kirjanikud. Kontra näiteks või Kivirähk või kindlasti üks võiks olla näitleja. Ja kolmas, ei tea. Seda peab rahvas otsustama, ma arvan, et see oleks kõige õigem. Mõned võrkpallimehed ja kergejõustikulased. Ilusa raha peal ma arvan, et inimesi küll ei oleks tarvis kujutada. Et siis pigem juba mingid rahvuslikud motiivid või mis iganes. Mina arvan, et võiks olla kaunitest looduskohtadest pildid, sellepärast, et rahakupööride arv on niivõrd väike, et nüüd otsustada, millised suurkujud, rahva suurkujud sinna nüüd sobiksid, sest alati jääb tunne, et aga miks seda ja miks toda ei pandud? Midagi laulupeaga suhtes või midagi sellist, ma arvan. See tuleb mulle esimesena meelde. Памятники, да? Ну, какие же там? Памятники, вот я не знаю, какие памятники-то. Наверное, вот это будет. Наверное, обязательно будет. Kadrioru lass. Eesti lipp. Eesti kapp. Nõiakaev näiteks. Saaremaa. Jaa, mingi Saaremaa. Ruhnu. No eks ma ei tea midagi eestimaist, mis seal muud ikka. Mis meile kallid on nagu suitsupääsukesed ja nii edasi. Rukkililled ja mis nagu meie maad sümboliseeriks. Sinilill. Ja siis lindades võiks olla ka pääsuke. Loomad. Suitsupääsuke. Ma arvan ka suitsupääsuke. Ma ei tea, korkas. Võib-olla siis Eesti muissa ja selliseid sümboleid. Et nagu niigi on sellised ebausklikud ja sellised maarahva inimesed, et eks see oleks sellised sümbolid siis. Parlamendi hoonet. Kui siis võimalik, siis need kohad, mis on selle nende valuuta tegemise ajal kadunud, praegu on, aga siis enam ei ole, oleks need ka hea panna sinna. Mis sümboliseeriksid Eestit, eks ju, Pankrannik ja Viiralti tamm, aga Lõuna-Eesti maastik või vanalinna siluett või mere poolt vaadates või Kirukarbi siluett. Peab see tegema suure paugu. Suur pauk sinna taha küljele fotole või selle rahale. No see on Euroopa pauk, see ei ole enam Eesti pauk, eks ole. Ma soovitan, et see oleks täitsa huvitav panna niisugune raha välja Eesti pauk. Ja vaata, selle peale ma ei ole mõelnud. Ja siis võiks midagi, mis sinna võiks siis pilt võiks olla, mis meil on kõrgemad, Munamägi või midagi niisugust. Ja siis sealt, ütleme nagu Islandi see pulsi on. See raha motiiv, mis seal peal on, ei ole üldse tähtis. Peas, et seda raha palju oleks. Issand. Ma ei kujuta ette. See on küll huvitav küsimus. Alles see euro tuli ja te tahate juba uut raha saada. Vene krooni küll ei tule.
Vene rublat ei tule. Rubles. Why? I don't know. Russia is so big and it's taken all over the world, I think. The dollar is going down and Russia is the next big empire and it's scary. I think it's coming everywhere. If they're gonna get Schengen, they're gonna be everywhere. And this is scary. And this is coming from the Russians. Не будет рубля, не думайте. Ничего не будет. Через 20 лет, может, кроны будут опять. Может быть. А может и нет. No siis nagu juba on neid euro, siis jääb ja euro. Ma ei üldse nagu tagasi ikka ei tule. Ma ei tea. Kroon tagasi. Šveitsi frank. Mida sa ajad, ausõna? Eesti kroon. Jaa, Eesti kroon on kõige ilusam raha. Oleks ju aeg sinna, ma ütlen, kas Juhan või Tuurik tuleb. No lauldi kunagi, et Eesti müür käib vastu Hiina müüri, eks müür tuleb ligemale siia. Kedagi. Ei, ma ise ei tea, mul üks tuttav rääkis, et üks artikkel oli Ekspressis, et Hiina raha, mis see rahaühik iganes on. Kui ta ei oleks mitte ainult euro, vaid oleks ka kogu maailma raha. I don't think there'll be a global currency. I think the euro will still be around in 50 years and even in 100 years, right? But I don't think there'll be a global currency because for that you need to have more you need to have more of a global government and I don't think that's going to happen in 50 years, right? Certainly, I don't see it happening. Kõige parem oleks, kui raha üldse ei oleks. Julgen väita. Мне кажется, крона вернется. No võiks ikka euro tagasi tulla siis. Või tähendab mitte tagasi tulla euro, vaid ikka Eesti kroon. Ma ei tea, ma ei oskagi öelda, ma ei kütta kaua see euro üldse püsib, ma arvan, et mitte liiga kaua. Ma arvan, et maailm on lõpp. No ma ei tea. Ma arvan, et tulevikus võib-olla üldse raha kaob ära. Tuleb naturaalmajandus. Hakkame liha ja kartulika maksma. А так бумажку, без разницы. Мне деньги как деньги. Деньги есть деньги. Ma arvan, et seda raha me küll ei näe enam. See raha on kuskilt äkki, ma ei tea, Aasia raha. Me oleme kõik koos nendega, aga mingit paberraha ma küll ei kujuta ette, et siis väga olemas on. No ehkä Barack Obama tuo dollari meile. Pounds. In English pounds. Ma arvan, et võiksid kroonid tagasi tulla. Aga teise imidžiga lihtsalt. See mõnes mõttes lähebki nii, et see on, kui see Facebooki elu nagu paremaks läheb, et siis see kommertspangandus ikkagi nagu failib täiega ja siis ongi nagu iga mees oma nagu raha teha. Lepitakse kokku, palju keegi kellegile võlgu on ja... Väärismetallid heal juhul. Ja, nagu ütles... minge vaadake Davidis, see on ju praegu näha, kõige popi muus raha ongi kuld. Ja. Nagu ütles meie sõber Aivar Rumvolt, üks Eesti kuulus keraamik, et õnn ei ole ainult rahas, et kulda õbe asju peab kõik olema. Eesti kroonid aastal 2040 näiteks. Ei kujuta isegi ette, siin on kindlasti uusi kultuuritegelasi, kirjamehi, kes näevad piisavalt head välja selleks, et krooni peale jäädvustatud saada. No nagu mingi on praeguste rahatähtedega mingi on näod taga. Kui ütleme miinuspoole pealt, siis võiks võib-olla olla Savisaar. Может, Антипа поставят с Сависаром рядом. И будет дружба на земле. Ma ei tea, mõned teadlased siit ajaloolised või Kaspär või keegi Einstein või? No mina olen ikkagi selles mõttes maailma inimene, et mina tahaksin, et seal oleks huvitavaid objekte maailmas, nagu näiteks Stonehenge või Chichen Itza või... Sitten se on vaikea ehkä ottaa niin monta maata, ketkä siihen yhdistyisi, että se voi olla, että tulee 3. maailmansota, jos ruvetaan ottamaan tietyn maan teemoja, että ehkä otetaan avaruudesta. Se on kaikille yhteinen. Pilukate silmadega hästi palju väikseid tööinimesi, kes on vallutanud kõik meid ära. Vaida Neigaus, jah. Vaida Neigaus. Xenia Fokin, jah. Rohkem ei tea. Jakobson on ka minu lemmik, ta on väga ilus mees, aga kui on ainult üks, siis on Liidia Koidula. Kui on 2, Jakobson ka. Ja Tammsaar võiks ka ju olla. Aga mitte siis enam neid, kes on olnud juba Tobias või Tammsaar või kes olid siis tugevalt enne meie aega või nii praegust aega. Oleks hea, kui tuleks ikka uued inimesed. Näiteks Solarise keskus ja sellist asjad.
sest kõik näiteks, mis puudutab Tallinn 2011 ja Viru Keskus näiteks. Ja siis võiks ka tuntud inimesed olla näiteks siis sportlased Gerd Kanter ja ma ei oska öelda enam. Näiteks Kael Kirjak äkki. Ja ma ei tea, Kael Kirjak, triibuline. Siis mingisugused muusikud võiks olla või maailma tähtsusega. Isegi meie Pärt või? Näiteks Arvo Pärt. Arvo Pärt näiteks. Erik Laas sobiks. Muusikutest pakuksin mina Neeme Järvit. Erkes Ventuur võiks ka olla. No president või kes see võiks olla? Teeme ainult suured rahad ja see on paar presidenti, ongi tore. Ka on, kui nüüd isiksusest persoonidest tulevikus, eks ju, siis ma arvan, et Lennart. Ma arvan, et ei ole täpselt milline Lennart, eks ju. Nagu, kui nii võtta, siis ma ei tea, mingi Hendrik Toomas Ilves äkki. No, Ilves on naš, появится там. Ma arvan, et praegune president. No, võib-olla need osad vanad, võib-olla mingid kirjanikud uuemad. Ma ei tea, kunstnikud. Kaasaks kirjanikud. Kontra näiteks või Kivirähk või kindlasti üks võiks olla näitleja. Ja kolmas, ei tea. Seda peab rahvas otsustama, ma arvan, et see oleks kõige õigem. Mõned võrkpallimehed ja kergejõustikuga. Ilusa raha peal ma arvan, et inimesi küll ei oleks tarvis kujutada. Et siis pigem juba mingid rahvuslikud motiivid või mis iganes. Mina arvan, et võiks olla kaunitest looduskohtadest pildid, sellepärast, et rahakupööride arv on niivõrd väike, et nüüd otsustada, millised suurkujud, rahva suurkujud sinna nüüd sobiksid, sest alati jääb tunne, et aga miks seda ja miks toda ei pandud? Midagi laulupeaga suhtes või midagi sellist, ma arvan. See tuleb mulle esimesena meelde. Памятники, да? Ну, какие же там? Памятники, вот я не знаю, какие памятники-то. Наверное, вот это будет. Наверное, обязательно будет. Kadrioru lass. Eesti lipp. Eesti kapp. Nõiakaev näiteks. Saaremaa. Jaa, mingi Saaremaa. Ruhnu. No eks ma ei tea midagi eestimaist, mis seal muud ikka. Mis meile kallid on nagu suitsupääsukesed ja nii edasi. Rukkililled ja mis nagu meie maad sümboliseeriks. Sinilill. Ja siis lindadest võiks olla ka pääsuke. Loomad. Suitsupääsuke. Ma arvan ka suitsupääsuke. Ma ei tea, kotkas. Võib-olla siis Eesti muissa ja selliseid sümboleid. Et nagu niigi on sellised ebausklikud ja sellised maarahva inimesed, et eks oleks sellised sümbolid siis. Parlamendi hoonet. Kui siis võimalik, siis need kohad, mis on selle nende valuuta tegemise ajal kadunud, praegu on, aga siis enam ei ole, oleks need ka hea panna sinna. Mis sümboliseeriksid Eestit, eks ju, Pankrannik ja Viiralti tamm, aga Lõuna-Eesti maastik või vanalinna siluett või mere poolt vaadates või Kilukarbi siluett. Peab see tegema suure paugu. Suur pauk sinna taha küljele fotole või selle rahale. No see on Euroopa pauk, see ei ole enam Eesti pauk, eks ole. Ma soovitan, et see oleks täitsa huvitav panna niisugune raha välja Eesti pauk. Ja vaata, selle peale ma ei ole mõelnud. Ja siis võiks midagi, mis sinna võiks siis pilt võiks olla, mis meil on kõrgemad, Munamägi või midagi niisugust. Ja siis sealt, ütleme nagu Islandi see pulsi all. See raha motiiv ja mis seal peal on, ei ole üldse tähtis. Peaasi, et seda raha palju oleks.